Postimehe ajakirjanikud leidsid paar nädalat tagasi asjakohaselt või vähemalt täpses suunas mõeldes, et Eestit viimastel aastatel kõige enam mõjutanud inimene on siis Swedbank Grupi tegevjuht Michael Wolf. Nüüd süüdistati seda inimest siis Swedbanki nõukogu poolt kahtlastes tehingutes, talle maksti 23 miljonit Rootsi krooni ehk 2,45 miljonit eurot valurahaks ja tagandati. Ja väidetavasti uurimine käib, aga ma ei ole üldse kindel, et me saame teada, mida too Eesti mõjukaim inimene siis valesti tegi. Ja kui me katsuksime uurida selle suure juhi, sest kuidas seda mõjukaimat inimest või mõjukamat Eesti inimest ikka teisiti nimetada, kui me selle suure juhi poliitilisi vaateid katsuksime uurida, siis suure tõenäosusega ei saaks me teada mitte midagi, muidugi välja arvatud juhul, kui Wolf ise otsustab seda meile teada anda. Ja ilmselt pole põhjust lisada, et meil pole olnud vähimatki pistmist ei tema ega ka tema järeltulija valimisega. Veel enam me ei saa isegi kuidagi moodi mõjutada nende valimist ning mis peamine nende tegevust. Kui aga toksite Google'i otsingumootorisse sisse demokraatia ja definitsioon, siis saate kõige esimesena vastuse siis Merriam-Websteri ilmavõrgu entsüklopeedia lakoonilise määratlusena, mille kohaselt demokraatia on siis valitsusvorm, kus inimesed valivad liidrit hääletamise teel. Ja teine vastus on siis Cambridge'i sõnaraamat, pisut täpsem definitsioon. Demokraatia on usk vabadusse ja inimeste vahelisse võrdsusse või valitsussüsteem, mis põhineb sellel veendel ja milles võim on kas valitud esindajate või otseselt rahva enda käes. Need on jätkuvalt veel klassikalised demokraatia tõlgendused. Varem on demokraatia tähendus siiski erinevatel aegadel ja kohtades mõistetud eri moodi. Ja väga üldiselt võib öelda siis, et kuni 1930. aastateni mõisteti demokraatia all tõepoolest rahva tahet, aga tollal kalduti siis arvama, et kõik rahvad ei ole demokraatiaks kohased või võimelised. 1930. aastat peale tekkis aga teine tendents, autokraatlikud valitsejad hakkasid püüdma siis demokraatia mõistet ümber sõnastada. Ja tollal oli ka Eesti kultuuriruumis siis esimene kord, mil püüti väita, et demokraatia ei ole rahva tahe. Päts hakkas korrutama ja mõni usub seda siiamaani, et ta kehtestas oma autoritaarrežiimi demokraatia toetuseks. Mõni võib-olla usub ka seda, mida Leonid Brežnev veel hiljem rahvale ilmutas, et just Nõukogude Liidus on arenenud sotsialistlik demokraatia. Ja tõepoolest, ega selle Nõukogude konstitutsiooni kohaselt oli kodanikel sõnavabadus, meelsusvabadus, demonstratsioonide vabadus, käidi valimistel, aga neid vabadusi sai siis tegelikus elus kasutada ainult selle sama režiimi kinnistamiseks, mitte poliitika suuna muutmiseks rahva tahte kohaselt. Ja uskuge, ma tahaks väga eksida, aga mulle tundub, et tasahilju oleme me teel uuesti selle Brežnevi demokraatia mõistmise poole. Aitäh. Aga Pätsi argumendid, et rahvas ei oska otsustada, kuna on ebaprofessionaalne ja mõnedes küsimustes on justkui liiga kirglik või elevil või palavikus, haige, vähemuste suhtes kuri, rahvaalgatuses soovijatel on oma egoistlikud huvid, ja nii edasi. Vot see on klassika, kus siis võiksid praeguse rahvaalgatuse vastased samuti malli võtta. Et niisiis ma annan tõesti hea vihje ühiskonna arvamuse kriitikud, ärge raisake aega, ärge leiutage jalgratast. Lugege seda Pätsi autoritaaraja propagandikõnesid. See kõik on juba ära öeldud. Aga miks meil siis taas otsedemokraatiat vaja on? Esimese põhjuse ma juba ütlesin selle näitega, mille algust tõin. See on globaliseerumine, võimu koondumine selle võimu mõjust mujale, eemale, tihti me ei teagi kuhu. Ja ma ei ole üldsegi originaalne, siin sotsiaalteadlased nimetavad seda nähtust kuidagi hellitavalt demokraatia defitsiidiks globaliseerumise tingimustes. Ja
Suurt pilti vaadates me siis näeme veel, et tänapäeva maailm muutub aina problemaatilisemaks. Ebademokraatlikud riigid Hiina ja Venemaa muutuvad üha mõjukamateks ja meie enda poliiteliidi käsitlus demokraatiast üha ebamäärasemaks. Ja samal ajal anname siis järjest käes oma riigi iseotsustusõigust. No jälle, et kui ma tahaksin üle dramatiseerida, aga võib-olla ka mitte üle, siis ütleksin, et kui me leiame, et iseseisvuse kaotusele 1940. aastal viis ka demokraatia puudumine Eestis, et siis me peaksime küll ajaloost õppima praegu. Teine põhjus, mis esimesega seotud, on siis poliitikute võõrandumine oma ühiskonnast. Me ei ole kindlad, kas meie valitud poliitikud tegutsevad oma ühiskonna või kellegi teise juhtnööride järgi ja kulutavad meie riigimakse, mis nad saavad siis ka erakondade riikliku rahastamise kaudu, lihtsalt selleks, et oma tegevust õigustada. Imelikul kombel ikka aeg-ajalt tekivad poliitilisse päevakorda sellised küsimused, mis justkui ühiskonda varem erutanud ei ole, ning neid, kes neid kinnisilmi poliiteliidi argumentidega nõus ei ole, süüdistatakse erinevate omavahel vaenujalal olevate äärmuste, näiteks natsismi ja Putini pooldamises. Ja jälle ma olen ajaloolane ja mulle on see tõesti tuttav ette, tulevad need stalinliku nõiajahi ajad, mil neid, kes siis kahtlustati ebalojaalsuse režiimile, süüdistati ühtaegu nii siis Saksamaa, USA, Inglismaa ja Jaapani spiooniks olemises, ehkki need riigid olid omavahel vaenujalal. Nüüd tsiteeriksin oma head kolleegi Soome Teaduste Akadeemia liiget professor Timo Vihavainenit. Valikuid ei arutata, kuna poliitiline korrektsus eeldab, et neid ei ole olemas. Valitseva ortodoksia kohaselt on lihtsalt vale ja diskrimineeriv oletada, et näiteks migratsioon võiks põhjustada meie riigile soovimatuid tagajärgi. Jah, mulle ka tundub, et liiga palju on meie riigis näiteid poliitkorrektsuse süvenemisest, et mitte öelda sõnavabaduse piiramisest. Ja olukorras, kus pole usaldust poliitikute vastu, mõjub see niinimetatud vihakõne kui raskesti defineeritava nähtuse juurutamise püüded meie karistusõigusesse küll sõnavabaduse piiramisena. Ja uskuge, ma ei tunne vähimatki sümpaatiat ei saksa natsi ideoloogia ega ka suurvene šovinismi vastu, siis kuidas saaks üks Eesti rahvuslane seda tundagi. Küll aga tunnen sümpaatiat Voltaire'ile omistatava mõtte vastu. Ma ei pruugi nõus olla ühegi sõnaga, mis te ütlesite, aga ma olen kindlasti valmis kaitsma teie õigust seda öelda. Kui meie konstitutsioonis on kirjas südametunnistuse usu ja mõtte ja sõnavabadus ning õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele, siis see peaks minu arusaamise järgi kehtima ühtemoodi kõikide, nii natside kui vene šovinistide puhul. Ma tean, et see mu arvamus ei ole küll populaarne, aga ma pean ikkagi ütlema, et mind häiris nii Risto Teinuse Eesti riigist välja saatmine kui ka Päästeameti rühmapealiku Sergei Menkovi vallandamine töölt, kuna ta kommenteeris irooniliselt meie aastapäeva paraadi. Seejuures polnud see tema iroonia kuidagi moodi lõikavam kui näiteks tujurikku ja sketši oma. Kas tõesti on niimoodi, et ühiskonna enamuse arvamust võib kritiseerida, aga riigi institutsiooni mitte? Minu arvates on meil õigus kritiseerida kõike. Ja võib-olla on nii, et kui me need sammud täna vaikides heaks kiidame, siis kiidame heaks ka sellise poliitilise korrektsuse raamid, mis võivad ükskord kinni laksatada ka meie endi puhul. Peame olema valvsad. See valvsus muutub aga ühe raskemaks, sest valvata saab ikkagi ainult seda, mida sa näed. Kuid samal ajal laieneb salastamine kõigis eluvaldkondadesse, riigisaladuse, ärisaladuse või isikuandmete kaitse sildi all. Demokraatlik ühiskond on avatud, transparentne ühiskond. Riigikogu komisjonide salvestiste hävitamise plaan on üks paljudest näidetest liikumisest teises suunas, ja mis jälle mind kui ajaloolast eriti häirib. Ja kui ma enne soovitasin ühiskonna arvamuse alahindajatel kasutada Pätsi autoritaaraja propaganda argumenti,
Siis salvestiste hävitamise puhul ma seda enam soovitada ei saa, sest siin on meie poliiteliit oma kitsendustega lihtsalt Pätsi autoritaarajast ette jõudnud. Kolmas, aga mitte tähtsuselt kolmas, on minu arvates meie identiteedi küsimused. Meil pole enam selge, kes me oleme, milleks me oleme, mis on meie eesmärk. President on kasutanud head kujundit, mis tõi meid siia, ei vii meid edasi. Võimalik, et see nii ka on. Aga see, millest ta räägib ju meetoditest. Esmase asjana peaksime ikka teadma, kuhu edasi minna. See tähendab, et mis on eesmärgid. Meetodid, need, mis meid edasi või eesmärgini viivad, sõltuvad eesmärkidest. Ühe eesmärki puhul kasutame ühtesid meetodeid, teise puhul teisi ja mingit mõtet pole rääkida ainult meetoditest eesmärki sõnastamata. Siinkohal pean uuesti üle kordama, et rahvaalgatusõigus, mida me tahame, on siis ka platvorm erinevate vaadete ausaks konkurentsiks just selleks, et saavutada parem tulemus. Kõik aktsiooni algatajad või mitte kõik, aga suur osa aktsiooni algatajast on erinevate poliitiliste vaadetega. Ja me oleme kritiseerinud praegust poliiteliidi praktikat, mil hea ettepanek lükatakse tagasi seepärast, et see ettepanek tuli valest kohast. Otsedemokraatia tähendab aga ka vastandumist poliitilistele intriigidele ja vastutustundlikke otsuseid ja ka sellega seotud poliitilise eetika taseme tõusu. Meie algatust on võib-olla kohati pahatahtlikult siis võrreldud vabadussõjalaste liikumisega. Mu arvates on küll vabadussõjalaste hinnang Eesti ühiskonnas võib-olla kohati põhjendamatult kriitiline, kuid vähemalt ühe poliitilise vea tegid nad tõesti vabadussõjalased ise. See tähendab, et nad vastandasid oma kampaaniates end liiga teravalt elukutselistele poliitikutele ja erakondadele. Ehkki meil pole täna põhjust karta sellist riigipööret nagu 1934. aastal, see ei ole läänemaailmas lihtsalt täna, vähemalt täna kuidagi võimalik, peaksime meie siis seda vabadussõjalaste viga vältima. Vastupidi, koos töötama kõigi nendega, kes neid eesmärke aktsepteerivad. Oleme oma algatusgrupiga arutanud, et meie esmane ja ainus eesmärk otsedemokraatias esialgu olekski põhiseaduse ja alamate õigusaktide muutmine niimoodi, et meil oleks võimalik algatada siduvaid rahvahääletusi. Pärast seda võib algatusgrupp loodetavasti sõpradena laiali minna. Rahvaalgatus ei tohi olla karikatuur. Rahvaalgatus peab tähendama seda, et rahval on tõepoolest võimalik seadusi teha ja muuta. Teisalt ei tohi see olla ka mehhanism, mis siis destabiliseeriks poliitilist süsteemi. Ja minule isiklikult meeldib küll see 1920. aasta konstitutsiooni ja seaduste kombinatsioon ning mu arvates võiks sellega täna edasise aruka tasakaalu otsingute aluseks võtta. Nii, ja nüüd tulen veel tagasi selle juurde, mida siis rahvaalgatuse sisseviimine Eestis muuta võiks. Kõigepealt saab siis just rahvaalgatusega tasakaalustada globaliseerumisest tingitud dedemokratiseerumist. Me ei pruugi varsti enam Venemaa vastu saada oma parema elatustasemega, veel enam ausalt öeldes majandusajaloolasena julgen arvata, et Venemaa mõjusfääri kuuludes oleks Eesti isegi praegu SKT tasemes jõukam. Aga arvan, et suurem osa meist ei tahaks ikkagi Venemaa alluvuses Eestis elada. Venemaa autoritaarsusele ei tule seega vastu hakata temaga sarnastudes, vaid vastupidi rohkema demokraatiaga, julgelt oma ühiskonna demokraatlikku sidusust suurendades. Teiseks, nagu ka mitu korda on siin räägitud, toob siis rahvaalgatus meie enda poliitikud meile lähemale. Juba see teadmine, et nende poolt kehtestatud seadused on rahvaalgatuse korras muudetavad, distsiplineerib poliiteliiti. Ja rahvaalgatuse kaudu saab tõsta poliitiliste päevakorda tõesti need küsimused, mis ühiskonna enamikku või vähemalt väga suurt osa muretsema panevad, nagu näiteks rahvastikukriis. Kolmas ja peamine muutus minu arvates oleks aga, nagu enne märkisin,
võimalus meie identiteedi ja eesmärkide klaarimiseks. Ja ma võtan taas, vabandades, näitlikustamiseks appi ühe mõttekäigu meie presidendi viimasest kõnest. Nimelt väidab president meie julgeoleku küsimuste kontekstis, et arusaam, et Eesti saaks olla mini-Šveits Venemaa külje all, kuulub juba absurdi rubriiki. Kuidas on üldse võimalik seesuguse enesepettuseni jõuda? Loomulikult olen ma presidendiga nõus, et Venemaa on meile täna oht. Aga asi, mis mind isiklikult selle mõttekäigu juures häirib, on lühike ajahorisont, lühike mõne aasta sisse mahtu mõtlemine ning nende agressiivne hukkamõist, kes pikema sihikuga mõtlevad. Meenutagem, et alles mõned aastad tagasi rääkis meie juhtpoliitikud sõbralikust Venemaast ja nimetasid russofoobideks kõiki neid, kes nägid Venemaas ohtu. Lühike mõtlemine ei vaja tõesti eesmärke, vaid ainult meetodeid, et oma praegust olekut tagada. Strateegilise mõtlemise puhul ei naeruvääristaks keegi sellist soovi, sest Venemaa jääb ju meie kõrvale alatiseks ja meie kui väikeriigi ideaal peakski olema tasakaalustatud, rahulik maailm. Ja kui me maailma üleüldse kusagile poole tüürida saame, siis see peaks olema just see. Selline lühike hetkekasuline mõtlemine ongi mu arvates üks esindusdemokraatia puudusi, mida rahvaalgatusega tasakaalustada saaks. Ja jätkan veel uuesti Timo Vihavaise mõttega, kes kirjutas juba mitu aastat tagasi Soome kohta. Tsiteerin, mitte keegi ei ole meid kohtuga mõistnud astuma orava rattasse, mille vanaviisi pöölemine tähendab meie kultuuri lõppu. Kui see ongi meie soov, siis oleme endale kuulutanud kohtuotsuse meie ise. Ent pidagem meeles, et tegemist ei ole paratamatusega. Rahvaalgatuse taaskehtestamisega saamegi me muu hulgas kindlaks teha, kes me tahame olla, mis on meie eesmärk. Kas me oleme tõesti selle olukorraga rahul, mis meid hääbumiseni viib? Või kui me oleme sellega rahul, et siis kui meil on rahvaalgatuse korras rahvahääletuste korraldamise võimalus, siis teame, et oleme selle otsuse ise teinud tõesti meie ise, mitte aga siis Michael Wolf või tema järeltulija või mõni erakonna tagatuba. Ja ka need, kes seni on arvanud niimoodi, nagu meie põhiseaduse preambulis kirjas on, need saavad ka siis selle uuest olukorrast lähtudes oma elu korraldama hakata. Kui aga selgub, et me ei ole selle olukorraga rahul ja tahame seda muuta, siis me peame tegutsema. Aitäh!